Head sõbrad, mul on uhke tunne ja hea meel koos teiega tähistada Eesti piirivalve 100. aastapäeva. Just meie piirilt algab Eesti Vabariik. Just siit algab Eesti Vabariigi julgeolek. Nii on Eesti piir ja selle kaitse meie omariikluse üks aluseid. Sest ilma piirita poleks riigil ei suveräänsust ega territoriaalset terviklikkust. Seda kõike te teate väga hästi. Sama hästi nagu teadsid need Eesti ohvitserid ja riigitegelased, kes hakkasid juba 1918. aastal tegutsema selle nimel, et tagada Eesti piiride puutumatus. 4 aastat hiljem, 1. novembril 1922 astuski ametisse piirivalve valitsuse esimene juht, kolonelleitnant Ants Kurvits. 2 aastakümnega ehitati Eestis korralik piir. Piir, mis pidas. Kättemaksu oma hea teenistuse eest said Nõukogude okupatsiooni ajal tunda paljud meie piirivalvurid. Ka Ants Kurvits tapeti vangivalvuri poolt Sosva vangilaagris. Möödus pool sajandit ja Eesti piiril olid uuesti Eesti piirivalvurid. Relvastust ja varustust alguses peaaegu polnud. Väljaõpet asendas entusiasm ning kirjedes valitses Moskva-meelne töölismalev ja lõunas Riia OMON ehk miilitsa eriüksus, kes ründas esimesi piiripunkte. Aga meie piirivalvurid pidasid vastu. Nad olid head mehed ja naised. Andrus Öövel, Aare Evisalu, Tarmo Kõuts ja paljud teised piirivalve taastajad on need, kelle eestvedamise vilju saame nüüd maitsta. Teades, et tugev piir toetab meie sisemist rahu ka keerulistel aegadel. Praegu näeme, et piir on meie esimene kaitseliin ja piir vajab enam tähelepanu kui kunagi varem. Iseseisvalt aastamise rohkem kui 30 aasta vältel. Oleme juba tugevdanud piirikontrolli vastuseks kõrgendatud ohule, mida tunneme pärast Venemaa alustatud agressioonisõda Ukrainas. Seepärast on üliolulised ka olukorra teadlikkuse tugevdamine piiril, piiritaristu kiire väljaehitamine ning koostöö ja infovahetus naaberriikidega põhjas, lõunas ja läänes. Me juba teame, et Venemaa on valmis kasutama rändesurvet Euroopa Liidu ja NATO riikide vastu sarnaselt Valgevene juhitud hübriidrünnakule Poolas, Leedu ja Läti vastu. Igapäevaselt on meil ülesanne toime tulla sõjapõgenikega Ukrainast. Need on sageli koduta ja lähedasteta jäänud inimesed, kes vajavad meie abi ja toetust. Eesti ei keera selga ka Putini režiimi repressioonide eest varju otsivale Vene kodanikule. Samas on meil Schengeni ala liikmena kohustus tagada Schengeni välispiiride pidamine, tõkestada ebaseaduslikke piiriületusi ning teha vahet põgenikel ja kurjategijatel või vastaste eriteenistuste inimestel. Nende ülesanne pidev ja tõhus täitmine on Eesti ja kogu Euroopa julgeolekule äärmiselt tähtsad. Olen meie piirivalvurite toimekust, professionaalsust ja pühendumust korduvalt näinud. Tänan teid teie teenistuse eest ning kinnitan, et teile kuulub õigusega rahva toetus. Teist sõltub, et Eesti oleks avatud neile, kes tulevad siia legaalselt ning suletud neile, kel pole tulemiseks õigust või nad on ohuks meie julgeolekule. Veel kord tänan teid ja
õnnitlen Eesti piirivalve 100. aastapäeva puhul. Aitäh! Lugupeetud Eesti Vabariigi president, hea minister, head endised piirivalvejuhid, head kolleegid. Eesti Maavalitsuse Liit annetas selle piirivalve lipu piirivalvele 1. novembril 1932. aastal. Siis alustati ka traditsiooni, mille kohaselt lüüakse mälestusnael lipu vardasse. Tänavusel aastal on lipu naelutamine väga eriline, sest Eesti Vabariigi president Alar Karis jätkab traditsiooni piirivalve 100. sünnipäeval. Meie igapäevaseks ülesandeks on valvata piiri, eesmärgiga kaitsta kõiki neid väärtusi ja vabadusi, mis on Eesti inimestele kallid. Iga viimne kui piirivalvur pingutab selle nimel, et meie piir peaks, ja ma olen selle üle väga uhke ja tänulik. Olles täna siin Kadriorus Eesti piirivalve lipu naelutamise tseremoonial, soovin tänada kõiki endiseid piirivalvejuhte. Tänu teie julgetele otsustele ja tegudele saame tänast päeva tähistada vabas ja turvalises Eestis. Aitäh, elagu Eesti piirivalve! Lugupeetud riigipea, head tsiviilpead, nael on löödud, riigipea on kõnelenud. Palun teid kõiki pildile, et meenutada seda olulist päeva. Palun räägime lugusid, meenutame vahvaid aegu, oleme rõõmsad ja oleme uhked selle piirivalve üle ja oma riigi üle, kus me kõik väärikalt elame. Aitäh!